Head korvpallisõbrad, homme täitub Eesti korvpallile 100 aastat. Väidetavalt toimus ametlik esimene korvpallilahing Eestis 1926. juuni, see tähendab homme 100 aastat tagasi, kus kohtusid Tallinnas Kalevi spordiväljakul 2 koolimeeskonda, reaalkool ja poisslaste gümnaasium. Ükskõik, kuidas see mäng lõppes, kas kellegi võidu või kaotusega, on need noored mehed Eesti korvpalli pioneerid. Ja see sajand oli väga tummine sajand Eesti korvpallis. See tõi meile kuulsust ja au nii naiste kui ka meeste korvpalli osas. Tõi väga tugevaid persoone, tõi väga tugevaid treenereid ja mis kõige tähtsam, me mängisime ennast rahva hinge. Rahvas toetas meid nii raskel ajal kui ka väga headel aegadel, aga rahvas oli ka kriitiline ja õiglaselt kriitiline mõnikord. Eelmine sajand algas ja lõppes ka Herbert Niileri õpetussõnadega. Algav sajand, ma loodan, et jätkub samas vaimus, sest me saime valmis just korvpall 2030 strateegia, mis loob eelduse meile veel paremini organiseeruda ja teha head tööd tulevikus. Ma sooviksin Eesti rahvale ja korvpallile, rahvale üldsusele kõige paremat järgmisel sajandil. Ja isiklikult soovin meie korvpalli inimestele, et kõige tähtsam on vaadata suurt pilti, mitte tegeleda oma väikeste asjadega. Suure pildi jälgimine loob eelduse veel suuremateks tulemusteks.